aga alustame siis klassikalise kommega. Head naistepäeva kõik naised. Nii kiiresti täitunud gruppi ei ole Glowfighters ajaloos olnud. Siit kilomeeter pool on meil stardikoht tegelikult. RMK tegi natukene raskeks meil selle. Teeme sooringi ära vastavalt niimoodi, kuidas me jõuame, naudime. Ise arvestasin kuskil 3 kilomeetrit. Tuleme tagasi ja siis järgmine marsruut oli plaanitud kuskil 10 kilomeetrit. Eks me lisaks looduse nautimisele ja ümbruskonna nautimisele toetame Siil Jaanuse elamistingimusi, kellele ehitati vist laste poolt juba maja. Rubina looduskaitseala, Rubin ja all on Maa-ameti kaardi peal Rubina soo. See on talukoha nime järgi. Mul on räätsad kõigile kaasas ja ta nimetatakse ka ongi nagu lindude ala, kelle pärast on ka arvatavasti siin piiranguid lisaks. Lähme rappa, teeme vabast alt välja. Põder on söönud oksi ära. Latt on, ta on tasakaalu hoidnud, ta seda ei hoia, kui see sealt läbi. Aga mingi külg ees, see on hästi libe palk. Ja see on nagu jää. Karmen, räägi meile huulheina hingeelust. Jää on all osaliselt veel, et kuskilt tuleb üle astuda. Esimene valik on alati kummik. Ma olen kõik saapad läbi proovinud. See on minu elu esimene rätsa kõndimine rabas. Täitsa okei on sellistega. Vaade rabale. Gretel on sünnipäev. Liis on mind nende hullustega kaasa võtanud ja mul on ainult siiralt hea meel selle üle. Aitäh! Palju õnne! Ja ma lisaks seda kontrasti, et Gretel tuli enne aasta talimatkale. Ma olen hästi normaalne. Siis mul oli lehvid kaasas. Ma kasutan. Nii. Võtame viimase väikse hea. No koha peal natuke inimest. Kes see on? Hundi junn või? 10 tükki kogu aeg mingit... Karvane junn. Nii, siin käib ettevalmistumine. Koliseb. Koliseb jah. Peab Panen ühe teisele poole. Aha. Nii. No nii. Joogivesi on, toidujaotusem laiali on. Lähme vaatame sinna poole. Ma ei tea, ma viskaks oma seljakotti üle ja ronid sellest üle ja mõlemad käed sama ära. Nii. See on kindel. Kuule, konn on jah. Karmen. Ei las ta olla omas maas. Mine jookse järgi tal. Vaat see ei ole fotograafia enam. Miks seda kätte võtta? Neid ei võtta. Ta tunneb seda põleti. See on siin Kopra toidulaud jah. Ja sellest oli see tamm sinna tehtud suurest jaost ja ikka ma niisugust konkreetselt lanki pole ammu näinud nii suurt meil. Ma mõtlengi, et kas jalutuskeppi saab sellest. Vaatan kaamera jaoks lähemale tulen veidi. Loodetavasti on ka näha. Koprad on siin teinud korralikku laastamistööd, siin on umbes 50 kasepuud langetatud siin. Suur töö tehtud kohe ühe ala peal. Olen ikkagi anniversary. Ei, kaitse kus on?
saad kinni millest? ujutame. Külm aga karastab. No nii, paljad jalad. jaa. Head mudased. Sellega olete parem. Mis me kiirustame? Naudime. Kas keegi põdra tšörkid soovib? Veidi. Ujuja ka. Nii saabki vastupoole ujuda, et sa püsid paigal ja? Maha peal ujuda ilusti. Poseerin sulle. Nüüd me läheme, siin on 1 kilomeeter, läheme mööda. Keegi tahab porgandit, ma ei tea. Mul on kohvi, aga mul vajab abi ainult. Oleme järjekordse kraavi ees. Hea oli kraav. Ka normaalse tee peal käia. Vala endale ära. Vahel on hea natuke ringutada. Aga praegu, kuidas uus saavad on? Mis siin on? Mägrajäljed. Mägrajälg on väga suur. No, et siuke vaatepilt. Hunnik puutüvesid lihtsalt kuivanud. Siin on millegi pärast visasti suhted ise, et me on Nii, oleme jõudnud laagriplatsi. Mina tulin veidi metsa sisse, et panna üles siia starp. Teen siis niimoodi, et tõmban 2 puu vahele paela. Teisele poole sai tehtud siuke aaspaela sisse. Ja sellega saan pingutada. Nii palju kui tahan. Kui kõrgemale ja aeg pesasse minna. Ruumi on ropult. Kas kokk võiks rääkida, mis siin roa sees on meil nüüd head? Punased ääksed, kõva juust, kookospiim, kurkum, karri, kajann, pipar, sibul ja küüslauk. Võin seda laenata. ja põtra. Ja põdra konserv ka. Ma hoian need lavidad kinni võib-olla. Õnne sul! Riime sul! Aga hakka nüüd putru sööma. Nii käib pannkoogi tegemine. Traditsiooniline. Täna on moosiks valge sõstar. Nii. Mis saan juba ümber keerata? Päris hea. Hommik on käes, kell on 7. Ajasin ennast just Tarpialt välja. Magada sai, Kaisu ei pidanud küsima. Ja ma ei tea, mina ütlesin küll äkki mingi 10 korda, 8 korda ülesse, mitte 10. No ei, tere hommikust kõigile. Mulle meeldib nagu seda... Sa ei keeranud maha ennast laua peal? Ei, ma suutsin, kuidagi ta oli õige kalda, aga täpselt sinna, ta ei olnud vaata. Nii kui ühel pool on, mul on see libe matt, aga ta on suht loodisest. Nii, siin käib hommiku pudru segamine. Tatar paistab, jah? Tatar elbed, paisivad tomatid, küüslauk, kapari. Vamos amigos või?
aga vaikselt minema, siis ma tee peal karjun kõvasti ära. Kivivõtted. vaata oma selle sauga, kui sügav on. No nii, kraavi ees. Palk vette. Pane ta kuidagi sinna maha. Mina lähen kotiga küll üle. Ei hakka viskama seda rasket. Ma viskan selle ära sinna. See oli sihitud. Kõige hoiatust midagi. Peaaegu pähe. Vaata, nii, vahetame käsi. Vaatust. ma jõuan. Niimoodi kohe. kas sa tahad poseeridagi? Nagu pensionär tuli. ma tegin endast. Sass, kuule, vaata kui ilus nuga mul on. On jah, kas sai imeline ja puha. Tuplamaksi ja seda avatakse niimoodi. Siin on selline isegi nagu koht, kust on näha, kust peaks seda avama. Ja nüüd te võtate kahe kindla käega kinni otstest ja te lihtsalt murrate seda. See on nii lahe. Tõesti lahe. Ma ei tea, kas ma võin ühe poole? Anna veel šokolaadi, tahaks murda. Veel. Ais kussipaus. mis ta oli, kes on neid? Karmen tuleb jooksul. Karmen, tule. Väga ilus, ma pole ammu näinud kusjuures ilus. Ma ei olegi vastkussi näinud. Vaata, vaskuss ei tee midagi ju. Ei. Siis ma võin sisse suumida manuaalselt, jah? Ära puutu. Õla peal, tahad paneme õla peale? Annab oma saba ära ja Annab oma saba ära. Kui pikalt? Läheb jah, näed. Jaa, ma eile ei saanud aru. No nii, päiksevõttepaus. Liis on nüüd põhjapadel, jah? Ma teen neonspreiga üle ja... Ma tegin see tipiva sammu. Iseenesest mul kodus kuldsprei on. Ma olen kuldspreiga lähtunud. Võtame kokku, vaatame, et jõudki kõik kohale. Vaatame kuiva kohal. Nii, kõik kohal. Suur aitäh, et tulite Close Hikersiga matkale. Ja mina ütlen küll, et nii suure kambaga, nii ladusalt päris palju kokku. Üle 20 kilomeetri probleemid, et super. Aplaus sulle. Järgmine jälle. Kõik olid olemas, kahepoegsed ussid, viimase looma nägime ära, linde oli, nii et aitäh sulle ja et meie karja siis koos hoidsid. Aitäh sulle.